Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu Beebi TV vaatajad. Täna oleme siis jälle koos siin 2 Andrest. Rõõmsad. Tere. Väljas ilus ilm. Meil ka ei tahtsin öelda, et hea tuju, aga ei ole. Ja see ilm on üks vähestest ilusatest asjadest, mis on jäänud. Ja, mis on päris ilus. Väga tore. Mina tõstaks sihukese küsimuse üles, et kui kaua toimub meie ametiisikute ja poliitikute valetamine nii iseendale kui teistele? Siin on mitu aspekti. Esiteks, valetada on oluliselt lihtsam, kui sa kõigepealt valetad endale, võtad selle vale omaks, hakkad seda uskuma ja siis sa levitad seda, siis sa esiteks sul on tunne, et sa ei valeta ja teiseks ajad nagu õiget asja. Mehhanism on ime lihtne. Ja siis, kui keegi ütleb, et sa ajad ju sulaselget jama suust välja, siis ajad, teed suured silmad, no kulge. See on kas teadmatusest, rumalusest, pahatahtlikkusest, vähesest lojaalsusest või mis veel kõige hullem, et sa veel kellegi idanaabri jutupunkte oled hakanud siin edasi rääkima. Ei tea, kas nad ikka kõik täiesti kohe usuvad. No mõtlesin, et nad usuvad poolenisti. Nad usuvad kõike seda, mis isiklikult sisse toob. See on vist tõenäoline. See on tõenäolisem. Aga siis on mul veel teine küsimus. Kui kaugele saab maksudega minna, et see meie majandus täiesti välja suretada? Siin on minna veel küll ja küll. Selle jaoks mõeldakse välja mingisugune uus termin. Meil on juba ammu näiteks, et keegi enam ei imesta. Kui varem oli, veel paarkümmend aastat tagasi räägiti, kui läks üles, siis oli kasv ja kui läks allapoole, siis oli kahanemine või vähenemine või langemine või mingisugune allapoole minek. Ja teispool oli siis ülespoole minek ehk kasv. Nüüd öeldakse ju, kasv on küll, mis sest, et läheb püstloodis allapoole. Öeldakse, et see on kasv, aga ta on negatiivne. Ja ei, minu arust öeldakse nüüd niimoodi, et langus on pidurdunud. Ja langus ongi pidurdunud, sellepärast, et esimene põhi on vastas. Aga praegu puuritakse sealt läbi ja mine tea, võib-olla tuleb veel mingisugune niisugune vaba langemise koht, kus järgmine põhi vastu tuleb. Ega teadab, maakoor on selles mõttes tunduvalt lihtsakoelisem kui igasugune võimalus sealt läbi puurida. Ja arvestades seda, et viimasel ajal ju Euroopas on tegelikult majanduskasv 1,3% ja meil oli ka siin mõned aastad tagasi ju 3,5%, siis kui palju meil seda majanduslangust on, siis 2,5 aastat või 3, et kuhu me siis nüüd peaks jõudma. Ei, ma saan aru, et kõik on raske ja ikkagi sõda ja värk aga ma küsin, et miks meie oleme kõige viletsamad? Miks lätlastel ja leedulastel läheb paremini tead? Mul ei ole tegelikult pinde vastu mitte midagi, seal toredad inimesed, suhtleme omavahel ja nii. Aga ikkagi tekib küsimus, miks neil paremini läheb? Aga neil lähebki paremini. Võib-olla on tegemist kaadri valikuga. Vaat Eestis on lahti läinud juba tükk aega tagasi, mitte ainult minu meelest. Negatiivne selektsioon, see tähendab seda... Kaadrivaliku parim see näide on uus riigisekretär. Jah, uus riigisekretär, kui on vaja, siis me teeme vastavalt isikule, kes mulle vajalik on, me teeme seaduse ümber. Ja seda teeb kõigepealt algatab üks inimene, kel seda vaja on ja kuna ta on sellisel positsioonil, kus on võimalik tõmmata kõik võimalikke nööre, niite ja võib-olla isegi mingeid trosse, siis ta neid tõmbabki. Need, kes trosside otsas on, need ütlevad seda täpselt seda sama, just samal hetkel, kui see vajalik on. Need omakorda võimendavad selle kõik Riigikogusse, kus ka on täpselt samamoodi sõltlased, sellepärast, et kui nad seal enam ei ole, kui neid enam sinna, nimetame, ei valita või ei suunata, siis kukub see toiduahel kokku ju. Aga senikaua, kuni isiklik toiduahel kannatab, senikaua nii tehaksegi. Ja kui küsid, kui kaua, täpselt nii kaua, kuni on ka viimane sent ära söödud. Ega
ega ei häbeneta ka seda öelda, et ühest öeldakse, et raskused on enne olnud, me oleme sõjas, mitte keegi samas ei ole mingisugust sõjaolukorda välja kuulutanud. meie ei ole kellelegi minu teada sõda kuulutanud ja ka meile ei ole mitte keegi sõda kuulutanud. nii et see on see sulaselge demagoogia ja muidugi ma lugesin hiljaaegu läbi uuesti mälu värskendamiseks. Coudenhove-Kalergi oli üks selline tegelane, tema on Euroopa Liidu idee, üks autor, Pan-Euroopa on tema üks varasemaid teoseid. Ja seal on ka üks tema surematu teos. Eestis andis selle välja kirjastus Ühisus 1938. aastal. Ja seal on, Nõukogude ajal anti ka sellest koopia välja. Ma ei tea, kas nüüd uuel Eesti ajal on ka antud või ei ole. Aga igal juhul seal on sulaselgelt räägitud, kirjeldatud olukorda, mida tähendab totaalne riik ja nüüd paneme sellesse tänasse päeva enam täpsemalt ei ole tänast päeva võimalik kirjeldadagi. Totaalne riik, see tähendab, et totaalne parteiriik. See tähendab, et on üks partei, tema juhib, ta on ka riigist endast kõrgem, loomulikult rahvast kõrgem. Totaalse riigi puhul tekib totaalne inimene, totaalsed juhid. Kõik isiklikud heaolud ja sellised, mida me oleme pidanud isikuvabadusteks ja sellisteks asjadeks, need taanduvad riiklike huvide eest. Ja siis isegi selline asi, et mida varem peeti kõige suuremaks häbiks, see tähendab, Kalergi kirjutab seal, et milleks peeti varem kaaslaste väljaandmist ja nende reetmist, see muutub nüüd auasjaks hoopiski üleaegsete peale koputamine ja nende väljaandmine, siis isiklik kasu ja kõik see võetakse maha ja isegi riiklik statistika, juba see oli 1928, ta kirjutas. Isegi riiklik statistika allutatakse riiklikele huvidele ja kajastatakse ainult neid numbreid, mis riiklikult on hetkel kasulikud, kõik teised, kas muudetakse ümber või vaikitakse hoopiski maha ja eemaldatud saavad kõik need kohtunikud õigussüsteemist, kes peavad õigust riiklikest huvidest tähtsamaks. Ja nii edasi. Kas ei tule kuidagimoodi tutta ette? Yeah. Ja inimesed loobuvad sellisel ajal, kui suures sõjaolukord peab kogu aeg olema. Sõjaähvardus, see peab olema õhus kogu aeg, aga sõjani ei tohi asja lasta, sellepärast, et siin on see oht olemas, et kui tõepoolest sõjaolukord peaks tekkima, siis selle sõjaolukorras ka see nii-öelda valitsuspartei võib oma võimust ilma jääda. Juhul, kui ta ei lepi kokku selle uue saabunud võimuga, mis meie ajas on korduvalt ja korduvalt ju juhtunud. No jah, võib öelda, et see niisugune, kuidas öeldakse, suhtumine on üle kandunud ka juba meditsiinieetikasse. Ja ma lugesin ühe töögrupi raportit, kus oli märgitud, et kui eelnevalt oli meditsiinieetikas tähtis see, et säilitada elu. See on elupühadus kui selline. Ja siis säilitada elu, siis nüüd on meditsiinieetika nii palju muutunud, et ei ole kõige tähtsam sinu isiklik soov või võimalik pikka elu peale, vaid tuleb silmas pidada ka ühiskondliku hüve. Ehk siis riiklikku huvi. Siit ei ole vaja ravida, see inimene, kes ainult suuteline mingisugust riiklikku kasu tuua, ükskõik mil viisil, see on hinnaline, aga kui enam ei ole, siis Krõlovi valmis oli juba, käi välja künast, vasolk ja risu, ei kärssa sinu poole enam kisu. Mina ei ütle seda ütlesid sina. Mina ütlesin. Tsiteerisin Krõlovi, nii et ka mina ei ole seda. Ka sina ei ole seda öelnud. Ei. Igal juhul ei ole seda. Ei ole, seda ei ole meie öelnud. Aga siin nagu jutuks oli vahepeal, et raha kulub, siis viimane huvitav uudis, mis ma kuulsin meie võrdõigusvoliniku suust, et 3 aasta jooksul kulutatakse 700 000 eurot. Kas tehisaru algoritmid ei diskrimineeri kuidagi vähemusgruppe?
aga ei, ma saan aru, et see on piisav summa, et 3 aasta jooksul ikkagi saaks mingi seltskond saaks uurida, jah. Käia konverentsidel ja uurida, et kuidas see AI ikka. Kui Liisa Pakosta, justiitsminister, selle idee välja käis. Ei, see on tema, see oli see uus. Täiesti võimalik, aga Pakosta käis selle idee välja. Ja siis ma mõtlesin esimene asi, aga no, et AI peaks üle võtma mitmed funktsioonid. Aga milleks siis meil need ministrid vaja on? Muide, las see AI siis sekendab. See läheb tunduvalt odavamalt. Sellist rumalat juttu tihtipeale, nagu praegu kuulma peame, sealt ei tule, muide ei tule. No jah, aga sinna võib ka võib-olla programmeerida sisse paar rahakat, et oleks tööpärane. Loomulikult. Ta on ju inimese poolt välja mõelnud, teisintellekt. Ta baseerub juba olemasolevatel tekstidel. Ja loomulikult tal on võimalik anda käsud kätte ja siis alati võimalik tuua, näed, teisintellekt ütleb ka niimoodi. Ja. Aga läheme raha asjaga edasi. Lähme. Mis sa ütled selle Rail Balticu kohta? See on kõigil selge, et see ei ole majanduslik otstarbekas, et ta kogu aeg kallineb, mida aeg edasi läheb. Miks peetakse selle ehitamist õigustatuks? Sest nii nagu mina saan, vahepeal oli jutt, et see oleks nagu sõjalistel eesmärkidel, et võimaldaks täiendavad ressursse meile kohal tuua, aga kui vaadata geograafiat, siis see Suwałki koridor ei ole laiem kui kitsamas kohas kui 100 kilomeetrit. Nii et seda saab nii Kaliningradi kui Valgevene poolt nagu suurtüki tulega kätte. Nii et see tundub, et see ei ole ka päris adekvaatne. Ei tea, mitmed need projektid on tegelikult käivitatud ju Euroopa poolt ükskõik kelle initsiatiivil, mis on täiesti sõgedad. Sõgedad otstarbekuse mõttes. Nüüd kelle mõttes, kelle seisukohast lähtudes otstarbekas. Kui liiklusarter on ta loomulikult täiesti mõttetu. Mõttetu ta ei oleks sellisel juhul, kui meil on nii palju raha, et me võime endale kõike lubada. Teeme raudtee ka, no miks mitte. Palun väga, sellest keegi ei kannata. Meil on raha nii, et ei ole kuskile panna. Teeme äkki mõni tahab sõita sinna 2 tunniga Berliini või Võru Vilsatud vastu. 2 tunniga Berliini. No ükskõik kui palju. No äkki keegi tahab sõita. Või paneme sinna üldse auruveduri valaaegsete vagunitega. Turismi atraktsioon sõidab küll kaua, aga teeb tšuh ja pakutakse valaaegseid toite ja teed ja vahepeal on spetsiaalsed mutikesed, kes peatuskohtades tulevad oma pirukaid sinna müüma. No niisugune atraktsioon või kui meil on seda võimalust. Aga meil seda võimalust ei ole. Ja meilt kooritakse see kõik ju tegelikult meie maksumaksja taskust. Ja ei maksa hakata rääkima, et Euroopa maksab selle kõik kinni. Me maksame Euroopasse kogu aeg. Ja mitte ainult rahaliselt. Vaid Euroopa, kes selle raha siia annab, tihtipeale ütleb, et teete seda ja seda. Mitte seda, mida endal vaja tegelikult oleks. Tihtipeale, et see raha jaotus on ka. Aga nende inimeste jaoks, kes selle pealt teenivad, on ta ju väga tulus projekt. Kogu aeg olnud ja on siiamaani edasi. Kui oleks ise seal mingite ekraanide juures, mis neid raha voogusid, neid miljoneid ja 10 miljoneid igale poole vasakule, paremale, üles, alla ja nii edasi juhatab, no sealt 11 jääks kohe endale külge ju. No sellest seisukohast on see väga hea projekt. Nagu ütles vanasti Baskin ühes oma intermeediumis, et mul seda peapumpa ei olegi vaja, saaks arvupumba juurde. Ei ole mingisugusegi pumba juurde. Tuletan meelde, et ehitati Balti raudtee 411 kilomeetrit, Peterburg, Paldiski. Ehitati 13 kuuga valmis, 411 kilomeetrit pluss 46 silda ja 25 raudteejaama. Seal hulgas ka Tallinna raudtee ja Narva, need jaamad sinna vahepeal ei olnud siis ei Mercedes-Benzi, riigi tellimust, ise kallutajaid, ekskavaatoreid, midagi niisugust ei olnud. Valmis tehti tänase päevani. No mis sa arvad, missugused neid ilu või poliitilisi projekte meie majandus siis veel välja kannatab? Oi, meil on praktika on selline, mõtle välja kõige utoopilisem ja nii see juhtubki.
ja siit ja seda tegema hakataksegi. Ei ole üldse mingisugust küsimust. Meil on mitmed asjad, ega inimene selle peale ei mõtle, kas või üldse julgeolekumaks. Mida tähendab julgeolek? Julgeolek tähendab seda, et inimesel on kindlustunne homse, ülehomse ja võib-olla pikema tuleviku osas. Ta teab, et maksud on sellised, riik on kaitstud, see on tehtud. Poliitika on sinna poole, et hoida meid igasugustest jamadest eemal. Poliitikud ja diplomaadid näevad selle nimel igapäevaselt vaeva, hoiavad seda joont. Kõik tegevus toimub sinna poole, et ära hoida. Mitte, et võidukast sõda hakata korraldama. Me ei pea seda vastu. Kõik see asi, see julgeolekuvaks ja me oleme harjunud ju tegelikult Eesti Vabariigis. Me elame demokraatlikus riigis, kus kõige kõrgem seadusandlik võim on mis asi? Riigikogu ehk Eesti, parlament eesti keeles Riigikogu. Mis Riigikogust te räägite? Praegu on julgeolekuvaks. Riigikogu, kas on kunagi sellist asja arutanud üldse nagu riigi julgeolekumaks mingisugune? Ajalehed arutavad. Ajalehed arutavad, see tähendab, et ajakirjanikud arutavad. Kas Riigikogu on seda üldse puudutanud? Ei ole. Seda arutavad ajakirjanikud ja seda arutab valitsus. Kas siis valitsus kehtestab meil makse või? Aga milleks siis see Riigikogu on? Kui valitsus otsustab, ajakirjanikud arutavad, aga siis laseme selle Riigikogu laiali. Kui täiesti tarbetu asja. Meil räägitakse sellest julgeolekumaksust nagu juba toimunud. Ja seda hakatakse võtma ka pensionäride käest. Ja sellest pension läheb mitte ei suurene, vaid läheb vähemaks. Ja siis kui öeldakse, kas sul on selle julgeolekumaksu vastu midagi? Kas sa ei taha, et Eesti oleks kaitstud? Muidugi me tahame. Ma tahaks nagu, et elada ka siin kuidagi moodi. Ja sellega on nagu raskusi. Jääks selle raha asja juurde, mina mõtlesin siin ise selle Rail Baltica koha pealt, et jätaks selle Rail Baltica pooleli ja teeks selle trassiga midagi niisugust, et kui see trass juba näiteks Raplani on ju enam-vähem, eks ole, et teeks siis sinna Tallinn-Rapla 4-realise maanteed. Miks mitte? Tallinn-Haapsalu raudtee, palun väga. See oleks tõesti vajalik raudtee, paljud inimesed käivad seal tööl edasi-tagasi, vahejaamad. See oleks nagu asjalik. Vaadake kunagi Eesti Vabariigi kaarti, missugune raudteevõrk siis oli. Sondast sai Peipsi äärde sõita. Suur arujaam. Suur depood, kus remonditi kõik vedureid ja vaguneid, Mõisaküla. Praegu, mis sellest Mõisakülast saanud on? Midagi. Praktiliselt jah, mitte. Nagu mina olen kuulnud, on kõige tähtsam see asutus seal on Saul. Ma nägin ükskord televiisoris, oli mingi intervjuu saunapidajaga. No vallamaja ka ma arvan või mingisugune kohalik võim peaks kõik. Võib-olla jah. No jah, aga kui öeldakse, et on vaja kokku hoida, siis on vaja kokku hoida. Aga meil ongi sellised võlusõnad on eesti keelde jälle, ikka ma vaatan keele poolest, aga sellega mõjutatakse muide. 20-ndatel oli Ühendriikide üks ulmekirjanik, Dick oli perekonna nimi, kes kirjutaski, et inimene, kes suudab manipuleerida sõnade ja terminite tähendustega, suudab väga lihtsalt manipuleerida ka nende inimestega, kes neid sõnu kasutavad. Ja see nii ongi. Keele kaudu luuakse sulle mingisugune kujutelm ja arusaam asjadest. See on nii lihtne see ongi ja sellepärast see keel ongi ja selle keele täpsus, tähenduste täpsus, tähendusväljad. Need on ülimalt olulised, aga neid hägustatakse kogu aeg. See samane sõna peab. No Eesti peab nüüd seda tegema või nüüd ta ei tohi seda teha või nüüd tuleb Eestil teha ükskõik mida, ehitada või lammutada või laiendada või kitsendada. Eestil tuleb, Eesti peab. Kes ütles, et peab? Ja kui Eestil, siis kes
on see ütleja ja kes on see, kes peab hakkama nüüd kuskilt midagi kas kitsendama või laiendama, tõstma või langetama või täiesti. sa unustasid ühe termini ära, Nii. panustama. Jah. See on ikka kõige populaarsem. Panustatakse kasiinodes ja kaardimängudes, hasartmängudes. No aga meie ametnikud kasutavad ma toon sulle ametnike keelepruugist ühe näite. Hiljaaegu lugesin ajakirjandusest, ma ei mäleta, mis leht see oli, igal juhul Riina Sikkut ütles, et rahvatervise mingi huvides või ma ei tea, mingisugune asi, rahvatervise kokku kirjutatuna. Rahvatervise. Mind hakkas vaja, mida selle all mõeldakse, huvitav, et mis asi see on. Uut liiki tervis. Jah, see on vist veel mingisugune tervise eriliik, rahvatervis. Ja ma saan aru, et rahva tervis, noh Eesti rahva tervis või siis mingi teise Läti rahva tervis või Soome või no mingi ükskõik mis. Nii rahva tervis, mis terviseliik see selline on ja siis helistasin sinna terviseministeeriumisse, seal võeti tükk aega, võttis aega oodata ja siis tuli üks automaadi hääl, kes ütleb, teid teenindatakse esimeses järjekorras kohe, esimesel võimalusel. Ja siis tuli üks reibas noormeest, et kuulen, milline probleem teid vajab. Ütlen, mul on neid õige mitu tükki. Kõigepealt ma vaatasin, teil kodulehekülje peal on ministeeriumite maja, ministeeriumite. Ministeeriumite on vale, õige oleks ministeeriumide. Sellepärast, et ministeerium on seminar tüüpi sõna, ta käändub nagu seminar, ministeeriumide. Noormees raiub mulle, aga meile öeldi, et on ministeeriumite. Ma ütlesin, valesti öelda, parandage ära, arvad, et parandati või? Ei, ükskõik ministeeriumite, selge. Ma ei soovi, et mind teenindatakse, ma ei tulnud rätsepa juurde, ega ma ei tulnud autoteenindusse, ega ma ei tulnud, ma ei tea, pediküüri tegema, et mind teenindatakse. Mul on küsimus ja ma tahan sellele vastust saada. Ma tahan, et mulle vastataks. No said siis vastuse. Said siis vastuse. Nalja teed või? Muidugi ei saanud. Siis ma küsisin, et ma tahan saada Riina Sikkutile saata meilikirja. Milline on see aadress? Saatke parem kantseleisse. Ma siin kuulake uuesti. Mu küsimus on, ma soovin Riina Sikkuti meili aadressi, et talle see küsimus esitada. Sain siis selle aadressi. Loomulikult vastust ma ei ole tänase päevani saanud, see tuli üks mingisugune kuu aega on sealt raudselt möödas. Hea tava ametniku puhul näeb ette, et vastatakse koheselt või keerulisema küsimuse puhul võtab see rohkem aega, kuid mitte rohkem kui 30 päeva. See on ammu üle läinud, ei mitte midagi. Me ei tea, mis asi on rahvatervis, aga sellest me teame, et meid on teenindatakse. Aga ma ei ole seal klient. Vaadake, kliendil ja teenindajal huvid on risti vastupidised. Teenindaja ehk näiteks kurgimüüja tahab sulle võimalikult vähe kurka anda ja võimalikult suurt raha selle eest saada. Piltlikult. Huvi on see, oma kaubast võimalikult hästi lahti saada. Ostjal ehk siis kundel, kliendil on huvi vastupidine. Mida väiksem raha, mida rohkem hunnik kurke saab, seda parem. Neil on huvid risti vastupidised. Kui meil on ametnikega huvid risti vastupidised, üks on klient ja teine on teenindaja, nii öelda, siis me ajame erinevaid asju. Aga me peaksime aja ühte seda sama asja. See on nagu arsti puhul ja patsiendi puhul. Ei ole mingit klienti ja teenindajat arsti, vaid huvi on ühine, et oleks terve klient, et saaks õhtu terveks. Arstil hea meel, patsiendil hea meel, edasi. Õpetajal, õpilasel, täpselt see sama suhe. No, kas see on keeruline? Me anname ju haridusteenust. No vaat, jah, anname, et veel teenust. Kas teenust saab võtta ka või? Kuidas siis? No vaat siin ongi haridusteenust. Mis asi see haridusteenus? Ma ei tea, kus on need inimesed, kus koha peal see terminoloogia tuleb? Raske öelda. Nad kuskil keegi midagi tõlgib ja siis paneb veel omalt poolt juurde ja siis tekibki millest niisugune. No jah.
Andres, ma ju ütlesin, tulge homme, aga te tulete iga kord täna. jah, kas ole. No praegu räägitakse küll palju sellest ametnikkonna nagu vähendamisest, aga ma isiklikult arvan, et eriti suurt kokkuhoidu sealt ei tule. Ei, sealt tuleb, vähenemine tuleb, aga see tuleb plussmärgiga. See tuleb teisele poole, oleneb kust poolt sa seda vaatad. Tegelikult, noh, ütleme, et see toimub suurenemine. Aga kui sa teist poolt vaatad, siis toimub ju vähenemine. Kui sa nii räägid. Ja see on nagu ajakulg. Ajakulg selles mõttes, et noh, et aeg läheb erineva kiirusega. Oled sa üht pool kempsuust või teist pool kempsuust. Sa kas ootad, millal saad sisse või... No ja, aga asi jääb ikkagi kahtlaseks sellepärast, et siiamaani ju keegi ei ole mingisugust küsitlust ega uuringut teinud selle kohta, et kulutused versus resultaat. Nüüd astusid kellelegi konna silma peale. Vaata, meil on kõik tegevuspõhine. Tuleb laiendada, suurendada, kokku hoida. No meil on ju eelarve on ju ka tegevuspõhine. Tegevuspõhine. Saavutada ei olegi midagi üldse ette nähtud. Resultaati ei peagi olema. No, meil vahend ongi tõstetud eesmärgis seisusesse. Eesmärk ongi laiendada ja kasvatada ja tõsta ja... No tõstsime ju, kasvatasime ju. Noh, mis veel tahad? No jaa, aga kord räägime ikka natukene pensionäridest ka selles teemas. No vot, pensionärid peavad... Kuidas siis vältida seda, et peale pensionile minekut olla siis vaene veel 20 aastat ja et see ongi loomulik, tundub niimoodi viimasel ajal. OECD tähendab uuringu kohaselt oleme meie pensioni asendusmäär on üks väiksemaid üldse OECD riikide hulgas. Ja muidugi, aga hinnad on samas... Eks ole, kuidas ütle, mismoodi peab pensionär hakkama saama, kui vastavalt Eurokomisjoni raportile on pensioni, et pension moodustab tegelikult keskmisest palgast 53%. Ütleme... Meil nii palju ei ole. No väidetavalt on. No võt, ja küll keskmine pension. Võtaks mediaanpensioni siis, see on nagu palka täpselt samane. No okei. Üks teenib 10 000 ja teine teenib 1000. No keskmine ongi 5000 ju. Või vaadus 5500. Jah. Keskmine palk on 5500, mis te nutate siin? No jaa, ei, küsimus olegi mitte selles, et keskmine palk on suur, vaid et keskmine pension moodustab alla poole keskmisest palgast. Aga noh, süüa tahaks nagu ühtemoodi või? Ei taha, seepärast, et sööd Grüne Erbseneid ehk roheline agenda üles kutsutud, võib-olla peaks menüüd üles vaatama ja võib-olla toidukordade arvu ka ja noh, see on üks selline pundar. Ja niipea, kui neist asjust hakatakse rääkima, me pole sotsiaalhartas siiamaani alla kirjutanud ega mitte midagi. Ja kui ka keegi siit Eesti poolt selle kunagi alla kirjutab, ega see mingiks täitmiseks siis ei ole. Meil on ju toimetuleku miinimum Eesti Vabariigis on kui suur? 200 eurot. Ja sellega eeldab see samane seadusandja ja täide saatevvõim, et sellega elab üks inimene ära 200 euroga kuus. Ei, tähendab, küsimus on see, et mind iseennast paneb nörtima see, et leitakse, et see ongi normaalne olukord, et vaene pensionär 20 aastat elab piost suhu ja saad siit. Siin ei tehta veel üks asi, millega pensionäridele otsest ülekohut tehakse ja millest suhtes vainisid valet enne. Valetatakse ju kogu aeg. No läheb ülevalpidamine, et pensionäride ülevalpidamine läheb kulukaks. Pensionärid on maksudena selle kõik juba ette ära makstud. Nad on oma pensioni välja teeninud, nad on selle kinni maksnud. Ja seda küll, aga lisaks sellele käib umbes 20% nendest vanaduspensionäridest veel tööl. Tööl ka. Ja muidugi.
siin võib olla mingisugune regulatsioon vajalik, et noh, et siis osa pensionit või kuidagi moodi. No ma ei ole spetsialist, ma ei tea, aga noh, see praegune seis on küll selline, et see, kui kellelegi maailmas räägid, et selline asi võimalik on, siis keegi ei usu, et sellega toime tullakse. ja see on juba nagu Armeenia anekdoot, sellest liiklusmiilitsast. et ah soo, et siin makstakse palka ka veel või? see on Nõukogude ajast. No just nimelt. jah, ma mäletan, et ma olin ühel üleliidulisel nõupidamisel, kus oli automajandite juhid olid ja siis üks grusiin rääkis, et palju tema palka saab, see oli, kui ma õieti mäletan, see oli mingi 800 eurot kuus, siis kõik hakkasid saalis naerma, aga lõbus oli kõigil. Ja. ei, aga nüüd on, ega selles mõttes midagi muutunud ei ole. Vorm on muutunud, numbrid, vabandust, mitte numbrid, vaid arvud on muutunud. Ja vormid, kuidas seda kõike tehakse ja mil viisil aetakse. Ja kuivõrd legaalne vorm on ühele või teisele teenimisviisile antud. Nii lihtne see ongi. Nojah, aga üks hommiku ma vaatasin, oli see, internetis oli vist selle endise Tartu abilinnapea pilt, kus ta oli juuksuris. Ja siis seal oli kirjutatud juurde, et 1,5 miljonit. 1,5 miljonit läks tema uurimine ja kohtust tassimine maksma. Ligi 10 aastat uuriti. Jah. Kas sellest keegi vastutas? Ei ole kuulnud. Ei ole kuulnud, ei kuule ka. Ja. No vaat, aga üldiselt nagu sa ütlesid ennem, et täna on ikka üks hea asi ka, täna on ilus ilm, vihma ei saja. Kallid pensionärid, mõelge nende asja peale vahet ja siis kui te lähete sinna kas või valima ka, et siis noh, ma olen seda kogu aeg valinud, et peaks nagu ikka äkki edasi, no äkki, no ega ta vist ka paha ei ole. Võtke, mõnega see selge ei pea nii väga küürus olema. Ja. Aga teine asi on veel, et arvestades veel eesseisvaid neid maksutõuse, siis kui te kohtute poliitikutega, siis küsige. Ärge häbenege. Ei, küsige jah, et kas nad on nõus maksma teile natukene, et te saaksite uue varna osta, sellepärast, et kuhu te oma hambad muidu riputate. Jah. Muidugi. Varn võiks uhke olla. Jah. Euro standardile vastav. No ja senikaua, kui veel valima lastakse, senikaua minge valima. Aga valige õigesti.